Ja veega on niimoodi, et veekarvud on siin olemas, kes tahab, on vesi olemas, on jää olemas, kõik tuuakse teile. Siin on abis teil ka tüdrukud, kes abis on. Nende oranžide kaelarätikutega, kui te näete neid siin liikumas, et siis küsige, et ma soovin vett. Või kui ei ole teil mitte kedagi, siis sealt saab kohe jää ja vesi olemas ka. Menüü võis olla kaasa prinditud, eks ole? Aga töökava on siin. Sellepärast, et te peate veel koka käest saama üllatussuumiste ka. Ja kokade juurde lähete ka selle 45 minuti jooksul. Äkki on nende midagi muutunud seal suumistetega, te ei tea. Ja siis panete kõik siia kirja endale. Ja siia töökavale peale panete ka meeskonna numbrid. Nimesi me ei taha siia. Et meile piisab meeskonna numbritest. No nii, jõudu teile. Siit saate paberid. 45 minutit ette valmistus aeg. Esimeseks ülesandeks oli siis fursettlaua katmine. Fursettlaua teemaks oli nooruslik kevad. Kõik võisid läheneda oma vaatenurgast, et kuidas nad kujutavad ette, et mis on nende jaoks nooruslik kevad. Aega oli ettevalmistustöödeks 45 minutit. 45 minuti jooksul pidi valmis seadma abilaua, õpilased pidid poleerima nõud ja koostama töökava. Töökava oli ettevalmistustöödest kõige esimesena, mis oleks pidanud õpilane tegema. Aga võistluste käigus me nägime, et paraku oli ka nii, et ennem seati valmis abilaud ja siis alles hakati tegema töökava. Ja menüü. Menüü oli nüüd see, mis õpilased valmistasid juba kodus, aga oli üks lisapunkt, üllatussuupiste, ja see oli nüüd koha peal vaja lahendada, et kas keegi soovis selle menüükaardile juurde kirjutada või tutvustas pärast külalistele, et meil on ka teile üks üllatussuupiste. Kohtunike kogus oli meil ka 2 tööandjate esindajat. Nemad jälgisid fursettlaua katmise ajal just ettevalmistustööde ajal, et kui kaua läheb aega selleks, et nõusi poleeritakse. Kui läks juba järgmine 45 minutit käima, hakati katma lauda, linutati lauad, vaadati nõude õiget paigutust, vaadati nõude ja serveerimisvahendite puhtust ja kõige lõpuks, milline jäi siis fursettlaua üldmulje. Kas ta oli korrektne või ebakorrektne, funktsionaalne või mitte ja kindlasti ka ajast kinni pidamine. Kogu see esimene ja teine 45 minutit kokku andis õpilasele maksimum 18 punkti. Siis edasi, kui oli fursettlaud kaetud, fursettlaua katmise ajal pidid nad tegema ka kokkadega koostööd ja tooma ka lauale suupisted. Nii et selle 45 minuti jooksul oli päris palju tööd kogu õpilaste rühmale. Nüüd, kui lauad on kaetud, oli aega klientidel ja fotograafidel 15 minutit käia laudade juures, vaadata, teha pilte ja peale 15 minutilist pausi olid meie klienditeenindajad valmis vastu võtma külalisi. Külalistele tuli tutvustada menüüd, põhjendada menüü valikut. Jookide serveerimine oli selle juures, jookide serveerimise põhimõtted, miks just sellised joogid valiti, soovitamine. Kohtunikud jälgisid samal ajal, et oleks nõud paigutatud kliendile võimalikult käepäraselt. Ja sellel ajal, kui kliendid
olid furšettlaua ääres ja klienditeenindajad tegelesid klientidega, jälgisid kohtunikud furšettlaua korrashoidu. Kohtunike ülesandeks oli veel jälgida, et kas õpilased töötavad kandikutega, et nõudel oleks õige valik, klaaside valik. Teil reaalselt lauda tuleb 3-5 klienti. Reaalselt te pakute suupisted ja kohvi. Ja vesi on ka, kes tahab, paneb sinna veekannu, kes tahab, ei pane. Et täiesti see teie iseenda teha. Aega laua eelkatteks, tähendab selleks abilaua. Abilauaks kokkadega kokkuleppimiseks, selleks on 45 minutit ja töökava on ka seal sees. Töökava, kokad, abilau, 45 minutit. Kui on aeg täis, järgmine 45 minutit on see, kus te katate laua ja suupisted. Laua katte, suupisted, järgmine 45 minutit. Siis on 15 minutit sellist vaheaega, kus kes tahab saab tulla pildistama ja siis on 20 minutit teenindus. Ja siis on tänaseks kõik. Furšettlaua ettevalmistus vist oli see, mis tundus vähemalt meile seal kohapeal õpilastel kõige raskem. Et see töölaua, abilaua korda seadmine ja töökava tegemine. Mida tööandjate poolt tagasisidena kuulsime, oli see, et mõnel võistkonnal läks seeliku panemine, võttis väga kaua aega ja nad sellega mängisid väga kaua, et kui tööandjad käisid seal ringi, siis ütlesid, et aga aeg jookseb, et juba kohe tulevad külalised, aga alles linnutatakse lauda ja pannakse seelikut. Et see oli võib-olla üks siuksed raskemaid töid seal õpilastel. Aga lõpptulemuseks olid kõik väga ilusad furšettlauad. Lõpetuseks tuli külalistele pakkuda kohvi, kohtunikud jälgisid kohvi serveerimist ja kuidas pakutakse külalistele kohvi. Kõik võistlejad said sellega ideaalselt hakkama ja tuli välja kohe ka erinevus, koolide vaheline erinevus, et kuidas kuskil koolides õpetatakse ja ka õpilaste iseenda oma loomingut oli väga palju näha. Mida kohtunikud veel jälgisid, oli see, et toimuks meeskonnatöö ja meeskonnatöö nii kokkadega, et kuidas need suupisted lauda jõuavad ja kas ka õigeaegselt. Jälgiti veel seda, kas õpilased saadavad ära kliendid, kas küsitakse ka klientidelt tagasiside ja töölaua koristamine ja laua puhtus. Väga oluline kogu selle võistluse käigus oli ka õpilaste ja teenindajate välimus ja hügieen. Eriti tööandjad pöörasid sellele eriti rõhku, et teenindajate välimus on väga oluline ja mõnikord unustatakse see ära, et ei vaadata, kui hea teenindajad välja näevad. Tere tulemast meie motohungulisse lauda. Kuna võistluse teemaks oli nooruslik kevad, siis meie arvates on tsiklivennad ja tsiklinaised need, kes just kevadet kuulutavad. Et nahast ja mustast ja läikivast nagu lähtudes tegime siis sellise laua. Ja kui ma siin näidata, siis meil on siin tsiklipäev, on asjad ja tehtud tsiklile. Kooli nimi pandud, kui nad siia poole mõni näha ei ole, et siin taga on veel nooruslik kevad kirjutatud.
Hindamiskriteeriumite koha pealt veel furšettlaua kohta nii palju, et võimalik oli saada maksimum 55 punkti ja hinnati siis 9 erinevat töölõiku. Valiti ka parimad teenindajad, kõige naerusuusemad, nende korrektne välimus ja selleks said 2 rõõmsat naerunäoga tütarlast. Nii Furšeti kohta siis väga positiivne oli see, et lauad olid niivõrd erinevad. Ja iga päev oli midagi uut, kasutati seelikut, kasutati boksingut ehk siis nina sinna külge ehitati, siis kohtunikud leidsid endale ka uusi lahendusi, et millest me ei olnudki teadlikud, et millised võimalused on, et ka meil oli see arendav. Siis kui nüüd puudustest rääkida, siis meeskonnatöö võiks olla parem, ehk siis omavahel see koostöö, just nimelt koostöö, tööde jagamine, omavahel suhtlemine klientidega, kes mida teeb, kes pakub vett, kes samal ajal teeb midagi muud, kes poleerib, kes teeb seegi. Siis laud, kui oli valmis, ehk siis söögid olid peal, nõud olid peal, siis sellega ei olnud töö lõppenud, sest mõne jaoks oli see siis kõik laud valmis, võib-olla üks läks kuskile kõrvale üldse ja teine oli natukene eemal, et sellega töö ei lõppenud, et siis läks edasi. Siis väga tore oli, et minul isiklikult sellised stiilsed teenindajad olid näiteks nagu siin kohe paistavad välja, samuti teistes koolides, et erinevused olid suured. Nägin väga suurt pühendumust tööle. Kui oli töökava kirjutamine, siis suisa noormehed olid põlvili laua taga, kirjutasid, et väga tõsiselt võeti seda asja. Siis mida unustati vahest vee pakkumine, siis kui juhtuvad mingid äpardused, ikka juhtub, töö läheb edasi, unustage see, midagi sellest ei ole, see on üks osa meie tööst. Ja siis mis põhiline, et mida saab alati korrata, et see ei ole mingi tõsine töö. Et see teenindus ja see laua ülespanek ja see auveini valamine. Kui te suudate nautida seda, mida te teete, siis on väga hea. Eile ma nägin näiteks, kooli, ma ei tea, või see ei ole oluline, 2 tütarlast koos poleerisid, vestlesid omavahel, rääkis, arutasid, mida teha. Sama oli siin smuutide tegemisel. Võib-olla seal ei olnudki vaja rääkida, aga kõigil oli teada, mina teen seda, tema teeb seda. Kõik sujus, jook tuli välja, kõik oli puhas, korras, väga meeldiv. Saaks omalt seda, et kõigepealt ettevalmistuse juures, natukene valest otsast hakkasid pihta, et kõigepealt tuleb ikkagi tööplaan ära teha, mille järgi te hakkate omale asju komplekteerima ja mõtlete välja, et siin osad tegid tõid abilaua peale kõik asjad ära, siis hakkavad joonistama. Et natukene ikka selle peale mõelda. Teine asi on see, et kui te lauda hakkate katma, siis mõelge selle peale, kust poolt see klient tuleb, mis peab see esimene asi seal laua peal olema, millest teie alustate, mida te talle esimesena pakute, et see peab ka kõige ees olema. Selle peale. Aga mul on väga hea meel, et te olete nii palju vaeva näinud ja tõsiselt ilusad lauad olid. Aitäh kõigile selle eest!
juurde, et kõik need kaunistused ja mis te vaeva nägite, neid tegelikult ei hinnatud. Ehk siis punktid. Aitäh, Allar! Et tegelikult punktid on nagu väga konkreetselt ikkagi selle töö korrektsuse, korralikkuse, funktsionaalsus, kõige muu eest. Ehk siis see ei olnud nagu määrav, kes tegi kõige vingema lillekaunistuse või midagi, et selle eest punkti ei tulnud. Et punktid tulid ikkagi selle sisulise poole eest. Aga see, mis siin nagu saalides näha oli, see ületas, ma arvan, et väga ilmselt vist kõikide ootusi. Aga see lõi hästi ilusa terviku, et kõik kokku võttes. See jättis teist